maa haldamine, kõik selline pool. Ja me juba siis võisime oletada, et järgmine korrektsioon tuleb aastal 2009 maaelemendis, tähendab kinnisvarasektoris. Ja mäletan seda, et kui me ka kinnisvarafirmadele, tol ajal oli veel kõik hästi, käisime loenguid pidamas ja viitasime oma sellele oletusele või hüpoteesile, siis kõik naersid, et mis te räägite, et näete, siin kõik läheb hästi ja rebitakse lausa käest. Ja ei, me ei tahtnud olla kurjad oraaklid, aga see oli puhas nagu loogika. Ja täna on see seis käes. Aga midagi traagilist selles ei ole, selleks, et nagu me näeme, ka majanduses see sinusoid on ja jääb, pole mõtet selle vastu võidelda, vaid peab arvestama, et tegemist on tegelikult energia muutumisega, energiat on pidevas muutumises ja kuidas siis pigem talitada sellistes muutuvates oludes. Et vaatame selliseid strateegiaid või mõtteid, mis aitavad meil just läbi selle madalseisu jõuda järgmisele tõusule, selleks, et nii nagu ma siin ka joonistasin, te näete sellel sinusoidil on tõusujoon, ehk tähendab see seda, et iga järgmine kukkumine on ikkagi kõrgemal kui eelmine, et see nagu mööda treppi ülesminek, et seda nimetatakse arenguks, progressiks. Nii, aga kuidas siis läbi saada nende madalseisude? Tasub teada seda, on üks selline tarkus, et muutustega toime tulla, siis arenda endas ootamatustega toimetuleku oskust. Kõlab väga üldsõnaliselt, et kuidas siis arendada ootamatustega toimetuleku oskust. Mina isiklikult olen enese jaoks leidnud sellise viisi, see on nagu selline mustade stsenaariumite läbimängimine. See ei ole mitte selline halva vaimu väljakutsumine, aga just sellised mustad stsenaariumid, kõige negatiivsemad stsenaariumid, mis ma suudan välja mõelda, ma mängin läbi. Ja milleks see hea on, aga see on hea selleks, et nii nagu minu üks varasem õpetaja ütles, et ära karda midagi, aga ole kõigeks valmis. Ja see sama, et kui ma olen ka kõige negatiivsemad võimalikud stsenaariumid enese jaoks läbi mänginud, siis kui selline olukord peab ka minu ellu tulema, siis see ei löö mind rööpast välja. Ma olen selleks valmis, minu teekond jätkub ka sealt. Ehk mis see tähendab? Ma mäletan seda, et kui ma loobusin palgatööst ja oma firma tegin, siis ma täpselt nii talitasin. Ma mängisin läbi selles suhtes mustad stsenaariumid, et ma arvutasin, et milline on minimaalne rahakogus, millega ma saan kaetud oma perevajadused. Selline miinimumportfell, miinimumprogramm. Siis mängisin läbi selle, et mitu kuud ma niimoodi vastu pean, kui mul ka lisaraha ei laeku ja nii edasi. Variandid erinevad, veel kord rõhutan, et see ei ole mitte vaimu väljakutsumine, aga see on väga selgelt enese jaoks erinevate variantide läbimängimine ja just selleks, et kui ka mingi neist peaks realiseeruma, siis ka sealt läheb tee edasi. Et ma ei üllatu ebameeldivalt, ei ehmata, ei jää nii-öelda auku. Nii et esimene see, et tuleb endas arendada ootamatustega toimetuleku oskust. Järgmine on selge see, et muutuste keskel areneb üksnes õppimisvõimeline kultuur. Ehk tahan ma öelda seda, et praegu on just õige aeg õppida. Õppida uusi asju, vaadata üle seda, mida ma täna olen teinud, et kas seda on võimalik teisiti teha. Tuleb ühesõnaga võidelda pideva vaimse arengu ja oskuste täiustamise eest. See on praegu kõige õigem aeg neid asju teha. Ja miks? Siin on ka teine pool. Üks on see, et ma saan uusi teadmisi, uusi oskusi, aga teadmised on ka parim vastumärk muutuste sünnitatud hirmule. Hirm on see, mis meid tegutsemisvõimetuks kipub tegema. Aga kui ma nüüd õpin, ma olen tegevuses, siis teadmised on parim vastumärk nendele hirmudele. Ja on teada reegel see, et nii-öelda tormilisel ajajärgul võidab kõige rohkem see, kes õpib.
ja ma usun, et õppimisvõimalused on täna kõigile olemas. Me ei saa ainult öelda sellele, et mul ei ole raha, et õppida. On väga palju tasuta õppimisvõimalusi, on tasuta kuulatavaid loenguid, on ööülikool, netist alla laetav www.ülikool.ee, on Klassikaraadio juures on selliste saadete arhiiv nagu Traditsioonitarkus, kus on tundide viisi väga huvitavaid loenguid. Ilmselt on tasuta e-raamatuid, võib ka väga odava raha eest e-raamatuid, loenguid, igaüks leiab endale oma, on võimalik lugeda raamatuid, kui ei saa endale osta, saab raamatukogust laenutada. Küsimus on pigem selles, kas ma teen neid asju või mitte. Kui mul on soov, siis ma alati leian need võimalused, kuidas õppida. Ja tasub ka teadvustada endal seda, et sellistel rasketel ajajärkudel või nendes muutustes peitub rõõm. See on kõikide võimaluste aeg. Ma ei tea, kas te oskate öelda mulle, kuidas hiina keeles kirjutatakse kriis. See kirjutatakse 2 hieroglüüfiga, kus üks on oht ja teine on võimalus. Oht ja võimalus. Tähendab, igas ohus peitub võimalus. Tähendab, praegu on kõikide võimaluste aeg. Praegu tuleb õppida, arendada ennast, nagu eelpool mainisin, see on parim vastumürk hirmule, aga samas on praegu kõikide võimaluste aeg. Selleks, et uskuge, paljud siiski on hirmuküüsis, on tegevuseta, on äraootaval seisukohal. Aga kui teie ei lase ennast sellest kaasa tõmmata, vaid olete tegevuses, siis uskuge, kui sinusoid käib selle madalseisu läbi, siis teie olete pidevalt tegevuses olnud, siis teie järjest tugevamana lähete juba üles mäkkene nii-öelda. Ja need, kes alles siis, kui see põhi on läbi käidud, nii-öelda letargiast ärkavad, näevad teie kaugenevat selga. Ja uskuge, siis nad ütlevad, et vaatavad kadedalt teile järele ja ütlevad, et näe, tal vedas, ta oli õigel ajal õiges kohas. Aga ei ole õiget aega, õiget kohta. On nüüd 2 erinevat täiesti käitumisviisi. Üks on see, et õppida, areneda, jätkuvalt tegutseda. Teine on see, et olla hirmuküüsis, olla äraootaval seisukohal, teadmatuses, ei tea, mida edasi teha. Aga arvestage, et ilma nende muutusteta ei ole edasiminekut. Ilma siit põhjast läbi käimata, me ei saa minna ka järgmisele tõusule. Ilma muutusteta ei ole edasiminekut. Ja muutused on tähtsad meie arenemisel ja hädavajalikud meie püsima jäämiseks. Ka see on selge. Nii et tervitame muutust, näeme selles kõiki võimalusi ja pöörame need enda kasuks. Mis veel tähtis? Tuleb keskenduda väärtuslikule. Ja mis see väärtuslik on? Siit tuleb